No mis see ütleb teile? Ah? See ei ütle teile mitte muufigi, sellepärast et teie ei tee mitte midagi, teie püüate ahvenat. Aga homsest läheb siin püük lahti. Ja nagu te näete, siis vesi on ilus. Vool on kiire. Kala ma veel välja hüppamas ei ole näinud, aga siin ma kohtasid tean, näed selle tagumise suure puu juurest ma olen ilusa välja võtnud. Ennem seda on siuke rohune ala. Aga noh, kala ma näinud ei ole, et võib-olla on vesi natuke liiga külm, see Gröönimaa väike lõhe ei ole sisse tulnud. Ja muidugi ma ei ole ära värvinud oma seda tuba, sellepärast et ma mõtlesin, ma pean jääma ikka kindlameelseks inimeseks. Ma ei ole mingi lohka. Tere, kui sa oled ikka kalur, siis sa oled kalur, aga mitte kuradi, ma ei tea. Ma ei võta värvipõtti lihtsalt. Mul on iseloomu, see näitab lihtsalt, et inimesel on iseloomu. Ja kui sul on iseloomu, nii kui minul on, ja siis see teeks sama välja, kui sul kodus ütleks naine, kuradi mine kalale, aga ise oled tegelikult ehitaja. Tere, sa ei lähe ju siis kalale. Kui sa oled ehitaja, siis oled ehitaja, sa ei lähe kalale, sa ei ole kalur. Et lööd rusika vastu lauda ja ütled, et ei. Ja sükest kuradi universaalset venda ei ole mõtet mängida, sellepärast, et ma ütlen sulle otse välja kohe, et kui sa lähed sinna, kui sa seal ära sured ja sinna silla peale lähed ja seal silla, mis see on see valvurile. Valvur küsib, et millise kategoorias sa lähed, mis sa tegid, mis sa vastad talle siis. Et sa olid universaalne vend või. Siis ta võtab oma kaustiku lahti ja vaatab, okei, meil on vaja praegu peldiku poti puhastada, et palun väga, sinu kanal on see. Ja siis teises elus puhastadki peldiku potti. Võt nii, tulin vaatama siia. Võt nii on loed, jah. Et need asjad peavad ikka jooksma õieti, et igaüks peab jääma oma ameti juurde. Et siis on nagu õige, et siit jookseb vesi välja, siin arvatavasti võib olla. Selle puu alt ma olen saanud. Aga noh, ma ei tea tegelikult ehitaja, vaata see langeb ka sellisesse mitmesse kategooriasse, et sa saad ehitada, no mida sa saad ehitada autot, on ja sa võid ehitada maja, on ja sa võid kalaõngesid ehitada ja nii tegelikult ma arvan, et Eesti valitsus on juba selles süüdi, et nad siukse sõna välja mõtlesid, sellega nad juba orjastasid Eesti mehed ära, ütleme nii, on ja. Et sellepärast ongi, nüüd ma panen üles ja siin on see väike Gröönimaa lõhe, aga teise tsooni peal hakkab see suur 10 kilo pluss planklõhe püük. Ja ma panen arvatavasti mingi kuupäeva üles, kui ma ise lähen, seepärast Lepaussi ei jõua seal püüda ja siit on tund sõita. Ma võib-olla panen mingi kuupäeva üles, kuupäevad, et kui keegi tahab, siis lennaku kohale, et süüa mul on, sööte seda, mis ma söön ja kui õllet tahate, siis ostate ise ja ongi kõik. Litsentsid mul on ka olemas, et lõhe püüda. Ja varustus on kõik olemas, nii et ühele mul on kahlakad ka olemas, et ma vaatan, millal täpselt jookseb kokku see aeg, siis ma panen siia, panen üles kuupäevad. Võt. Ja te ei pea muretsema, ütleme nii, et minu juures on ka see olukord on selline, et näiteks kui te tulete, ütlete mulle oma eriala, et te olete ehitaja, on ju, ega siis te ei pea muretsema, te saate kalale ikka muga koos tulla. Et te ju saate ehitada näiteks neid, mis need on, et kala eesotsad seal foofang taani keeles, ma ei tea, mis ta eesti keeles on, et noh, vaata see fluorokarbon ja siis läheb sinna, et te saate neid otsasid ehitada, et te saate ju kalal kaasas olla. Saate ilusti kalal kaasas olla, aga te ei peagi kala püüdma, sest ehitaja, kui te minu juurde tulete, olete ehitaja, siis te ehitate lihtsalt. Aga noh, kuna mind ju lõuna ajal või noh, mind ju päeval kaasas või kodus ei ole, siis te saate muga ilusti kaasa tulla ja vaadata, kuidas ma kala püüan ja ehitada mulle kala asju seal või teha. Vot, et siit selle puu alt. Siit võttis Dimitri välja, me siin võistlesime ju, mäletate, kes kauem jälginud mind on. Siin meil ju käis võistlus, mina sain 7 ja Dimitri sai 7, siin me jäime viiki. Eks ma homme tulen. Siin tuleb vaadata õige kellaajal. Siin ei ole päris niimoodi, et terve päev otsa loobid ja viskad, et no jah, turisti sa võid siia tuua, las ta vaatab vett. Aga tegelikult on ikka siuksed õiged punktid, et ja näete, teine korter läheb siit, kuhu te saate tulla oma sõpradega. Kohe näitan teile.
teine korter on siin taga. Näed, siit sillast lähed üle, on ju. Kerge sörgiga kuskil 6 tundi, sükse jalutuskäiguga 12, aga tegelikult on seal otsas. Lähed. Seal otsas on korter, nii et ütleme, et kui võtad omal 3 sõpra kaasa, tuled pikaks nädalavahetuseks, siis ma ei tea, mis siit on, võib-olla mingi paarsada meetrit ja võid tulla püüdma iga kell. Tal on hea aeg siis, kui vesi tõuseb 0 punktist ja kui vesi hakkab langema kuni 0 punktini, et see on selline püügiaeg tal. Püügiaeg, noh. Sellepärast, et kui vesi tõuseb, on ju, vaata, vesi praegu langeb, vesi jookseb välja. Nüüd, kui hakkab vesi tõusma, homme on see kell 12 või kell 1 või niimoodi hakkab vesi tõusma, siis hakkab see teistpidi jooksma siit. Ja sellega ta toob seda suudmest praegu, kus on ta seal suudma ümber tegutseb see Gröönimaa kirsinpunane lõhe, siis see toob selle, tõstab nagu vesi üles ja ta tuleb siia sisse. Ja ta läheb sinna kuni sinna teise sillani välja. Ja siis, kui vesi langeb, praegu ta jookseb tagasi kõik sinna. Ta jookseb tagasi merre praegu sinna, see kala täpselt samamoodi. Siis on seal eespool hästi head spotid, kus sa saad püüda ja olla. Aga tegelikult ütleme, see paar kilomeetrit siit lõikuni Suudmani on siuke kuum ala. Ja noh, ma loodan nüüd selle peale, et vesi ei ole liiga külm olnud, et ta on juba siia sisse tulnud tuusaldama. Sest meil ikkagi kuradi külmakraadi oli ja vesi oli nagu vist ta oli kuradi 1 kraad vist sooja või midagi sükest. Vot. Aga selge, homme ma filmin ja hakkan püüdma, võib-olla lähen laivi ja teen väikse laivis seda püüki. Teile siin, kes on membershipis. Ja ma vaatan täitsa seda lõhepüüki. Ma ise lähen arvatavasti järgmine kolmapäev, neljapäev lähen püüdma. Lõhe 1 nendest päevadest. Sest mul on päris... Ossa raisk, siin oli midagi. Silmanurgast nägin. Et ma lähen ise arvatavasti neljapäeval, sest mul ei ole aega res. Lähen teisipäeval, sõidan sinna püüdma, aga ma lähen kindlasti 1-2 päeva veel. Ja türa ma ei viitsi üksi minna, nii et ma arvan, et ma panen kuupäeva ülesse siia, kui keegi tahab tulgu kohale Arhusesse. Ja litsents on mul olemas. Ja kütti maksate ka teie juba, nii et ma saan teie pealt paagi kütti ja ma rohkem ei taha, mul on väga õnnelik selle üle, nii et aitäh teile. Minu jaoks ei olegi rohkemat vaja. Ja kui need kuupäevad sulle klapivad ja sa tahad lennata siia, siis tule püüame paar päeva. Võt. Ma vaatan jah, mis kuupäevad mul on ja kuidas siin jookseb. Eks siis ma annan teile siin teada, kuidas läheb. Davai, tšau, olge tublid. Ja aitäh muidugi, kes toetavad membershipi, see on väga armas teile, et te 10 euri oma rahast mulle annate. No tegelikult võiks natukene ju rohkem anda enne. Me oleme ikkagi suured sõbrad juba. Et see võiks nagu see vaata nagu võiks iga kuuga mingi intress peale tulla väike 2,5%, siis on 10, siis järgmine kuu on 12,5 on ja siis ma juba ei suuda mõelda, aga ma arvan, et võib-olla kuskile 15 kanti läheb siis juba järgmine kuu. Nii et aasta jooksul siis tekib see kuskil võib-olla seal 5 sotti viima. Detsembrikuu on 500 euri ja tegelikult ütleme ennem jõule kuluks see ära küll marjaks, nii et peakski võib-olla mõtlema selle peale. Teil ei ole niikuinii selle vastu midagi. On ju?